Kas vastab tõele viimastel aastakümnetel üha enam ja enam räägitav teooria, et teie, Jossif Vissarionovitš Stalin, õhutasite Hitlerit ründama lääneriike ja valmistusite seejärel ise Saksamaad ründama? Kas Adolf Hitler tabas teie plaani ära ja ennetas teie rünnakut 22. juunil 1941? Ajalooline tõsiasi on see, et 22. juunil 1941 tungis Saksamaa kallale Nõukogude Liidule. Viimastel aastakümnetel on eeskätt tänu Viktor Suvorovi teostele ka avalikkuse seas rohkem levinud teooria, et tegelikult Hitler ennetas paari nädalaga Stalini kallaletungi. Kuidas sellega siis oli? Proovime leida selgust. Siin kaardil on näha Euroopa poliitiline kaart aastal 1938 ja siit ilmneb väga hästi, et Nõukogude Liidul ja Saksamaal ei olnud ühist piiri. Nad olid eraldatud neutraalsete riikide vööndiga. Siin on siis Eesti, Läti, Leedu, Poola. 1939. aastal hakati seda olukorda likvideerima, et tekitada ühine piir Saksamaa ja Nõukogude Liidu vahele. 1941. aasta kevadeks oli Stalini eesmärk täidetud. Nagu näha, on neutraalsete riikide vöönd Saksamaa ja Nõukogude Liidu vahelt kadunud ja Nõukogude Liidul on Saksamaaga tekkinud nii vajalik ühine piir, et tungida Saksamaale ootamatul löögiga kallale. Siit kaardilt nähtuvad siis Saksamaa rünnakusuunad Nõukogude Liidu vastu 1941. aasta juunis ja kollasega on piir, kuhu jõudis välja Saksamaa. Siin on Euroopa kaart seisuga 31. august 1941 ehk siis paar kuud pärast Nõukogude ja Saksa sõja algust. Nõukogude Liit, kes oli valmis tungima kallale Saksamaale, oli kaitsesõjaks täiesti ette valmistamata ja siin on näha siis, kui suure territooriumi Nõukogude Liidust oli Saksamaa selleks hetkeks enda kätte saanud. Viktor Suvorov oli endine Nõukogude Liidu luuraja, kes 70. aastate lõpus kargas Nõukogude Liidust ära Inglismaale ja tema on siis kirjutanud väga palju teoseid Teise maailmasõja kohta. Võtame paari lausega Suvorovi teooria siis kokku. Suvorov on oma raamatutes põhimõtteliselt Nõukogude avalike allikate ja algallikate alusel analüüsinud, kes siis ikkagi lõppkokkuvõttes alustas teist maailmasõda. Suvorov näitab selgelt, et Stalin kiskus osava ja salakavala diplomaatia abil Saksamaa sõtta lääneriikidega ja seejärel lootis Stalin ise ootamatult tungida kallale Saksamaale ja edasi vallutada juba sõjast nõrgestatud Lääne-Euroopa. Selline on siis Suvorovi teooria. Stalin vajas lühidalt öeldes sellist situatsiooni, kus kapitalistid purevad üksteist nagu penid. Molotovi-Ribbentropi pakt lõigi Stalinile sellise situatsiooni. Stalin oli öelnud niimoodi: tõmmata Euroopa sõtta, jäädes ise neutraalseks. Seejärel, kui vastased on üksteist välja kurnanud, heita kaalukausile kogu Punaarmee võimsus. On öeldud seda, et Nõukogude Liit erinevalt tsaari Venemaast ei saanud oma vallutustes peatuda. Ta lihtsalt pidi laienema üle kogu maailma, sest Nõukogude Liit ei saanud eksisteerida koos demokraatlike normaalsete riikidega. Seetõttu oli Teine maailmasõda Nõukogude Liidule ihaldatud, vajalik ja möödapääsmatu. Lenin rõhutas ju omal ajal korduvalt, et kui me ei laiene, siis me hukkume. Nõukogude riigi rajaja Lenin ütles omal ajal ikka, et Nõukogude vabariigi säilimine kõrvuti imperialistlike riikidega ei ole pikemas perspektiivis võimalik. Võit Teises maailmasõjas pidi Lenini ja Stalini ettekujutuse kohaselt seisnema minimaalselt Saksamaa, Prantsusmaa, Itaalia, Hispaania ja nende kolooniate anastamises. Kuid Hitler ründas Stalinit ennetavalt ja seetõttu kommunistidel jäi see plaan teostamata. Toome mõningaid kommunistlike võimumeeste tsitaate omast ajast. 1918. aastal ütles Stalin nõndamoodi, et meie ülesanne seisneb selles, et purustada kapitalistliku maailma kants kõigi maade töötajate rõõmuks ja lohutuseks. Nõukogude väejuht Mihhail Frunze ütles niimoodi: me oleme selle klassi partei, kes läheb vallutama maailma. Nikolai Bukharin, Nõukogude Liidu teeneline kommunist, ütles niimoodi: vahetult Pariisi ja Londoni müürideni. Väga tähelepanuväärsed sõnad ütles 1924. aasta jaanuaris Lenini sarga juures Jossif Stalin. Ta ütles siis niimoodi, tsiteerime: lahkudes meist soovis seltsimees Lenin, et me tugevdaksime ja laiendaksime vabariikide liitu. me vannume sulle, seltsimees Lenin,
et me täidame auga selle käsu. Juba aastakümneid enne Leninit ja Stalinit olid kommunistliku teooria rajajad Marx ja Engels öelnud niimoodi: Saksamaale pööravad kommunistid oma peatähelepanu. Milline oli Jossif Stalini arvates Nõukogude Liidu välispoliitika kaugem eesmärk? Stalin on selle ise välja öelnud, ta on öelnud siis niimoodi: meie välispoliitika on selge ja lihtne. See taotleb kommunistliku diktatuuri kehtima panekut kogu maailmas. 1. jaanuaril 1941 kirjutas Nõukogude ajaleht Pravda niimoodi: see aeg on tulemas, kui ajavahed meie riigi piirides pole enam 9 tundi, vaid 24 tundi. Juba Nõukogude Liidu asutamise deklaratsioonis oli kuulutatud, et NSV Liit on vaid esimene otsustav samm ülemaailmse Nõukogude sotsialistliku vabariigi loomisel. Vabariikide arvu kavatseti suurendada seni, kuni kogu maailm kuulub Nõukogude Liidu koosseisu. Huvi maailma revolutsiooni ja selle levitamise vastu püsis Leninil eluaeg. Lenin ütles niimoodi: niipea, kui oleme küllalt tugevad, et kapitalismist tervikuna jagu saada, kargame talle kõri kallale. Võime öelda seda, et Stalini jaoks oli Hitler otse kui saakloom, kelle abiga oli võimalik realiseerida Lenini idee, teostada maailma revolutsioon. Vaino Kallas on Stalini rünnakuplaanides kirjutanud oma teoses Kahe sõja vahel ja seal teoses on siis kirjas, et sõja valla päästmiseks oli Stalinil vaja liitlast ja selleks kõlbas Euroopas ainult Saksamaa, kuid enne Hitleri võimule saamist oli Saksamaa demokraatlik riik, niinimetatud Weimari vabariik, ja sellel ei olnud ju militaristlikke ambitsioone. Stalin vajas agressiivset Saksamaad ja tema toetusel pääseski võimule natsipartei. Stalin mõistis, et Hitler on ainus, kes on võimeline liitma sakslaste massid ja seetõttu sai Saksamaast Stalini erilise hoolitsuse objekt. Kogu välisilma eest varjas Stalin seda kõige vulgaarsemat turussõimuga Hitleri aadressil. Stalini arvestus oli tegelikult lihtne. Hitlerist pidi saama see jõud, kes hävitab Euroopas demokraatlikud struktuurid ja seejärel vallutab Stalin nii-öelda vabastajana kogu Euroopa ja Nõukogude Liidust saab ülemaailmne Nõukogude riik. Hitleri võimule tuleku järel NSV Liidus koolitati isegi Saksa ohvitsere, näiteks 20 000 Wehrmachti ohvitseri koolitati Nõukogude Liidus välja. Samuti koolitas Nõukogude Liit Saksamaa tarvis relvastuse loojaid. Saksa fašism oli Stalinile otse kui revolutsiooni jäälõhkuja. Stalin vajas Euroopas oma vallutusplaanideks kriise, sõda, kaost, nälga. Kõike seda sai korraldada ju ainult Hitler. Stalini plaan oli siis selline, et kui Mandri-Euroopas sõdivad riigid on ennast väga ära nõrgestanud, siis sekkub tema nii-öelda vabastajana. Lõpuks pidi Stalini rehkenduste järgi olema järg ka Briti impeeriumi käes ja selleks tuli siis teha sõjakäik Iraani ja Iraaki ja haarata seal olnud Inglise naftaallikad enda kätte. Ja nii oleks lõppkokkuvõttes kogu vanas maailmas kehtestatud Nõukogude kord. Miks pidi üldse Hitler 1941. aasta suvel ründama Nõukogude Liitu? Nõukogude Liidus põhjendati seda kogu aeg sellega, et Hitler vajas ju maad, nii-öelda eluruumi. Stalin seda ei uskunud. Miks oleks pidanud Hitler Nõukogude Liidust maad juurde hankima, kui 1941. aastal oli tal nii palju maad niigi, et ta ei teadnud, mida sellega peale hakata. Allus Hitlerile ju toona Austria, Tšehhoslovakkia, enamus Poolast, Taani, Norra, Belgia, Holland, Luksemburg, pool Prantsusmaad, Jugoslaavia ja Kreeka. Peale selle oli Prantsusmaa ju olnud suurkoloniaalriik. Hitleril piisanuks sellest, kui kuulutada Prantsusmaa kolooniat Saksamaa omandiks, ja nii oleks maad olnud veel nii palju, et jagunuks kõigile sakslastele igavesest ajast igavesti. On kindlaks tehtud, et Stalinil oli Saksamaa ründamiseks vähemalt 5 operatiivplaani ja kõigi nende põhiideeks oli siis see, et Saksamaa tuleb vallutada ootamatu rünnakuga selja tagant, ajal, mil Saksamaa on seotud sõjaga läänes. 1941. aasta juunis tabas Saksa relvajõudude ootamatu löök Nõukogude armeed kõige ebasobivamal ajal. 1930. aastate teisel poolel lähtus Stalin lihtsast loogikast. Kui Hitler päästab lahti sõja, siis nõuab võitlusloogika Saksamaa jõudude hajutamist ja killustamist üle kogu Euroopa mandriosa ning väljaspool selle piire isegi.
Siis aga peetakse ju igaüht, kes astub välja Hitleri vastu, vabastajaks ja heategijaks. See heategija olekski siis olnud Stalin. Stalini kavalust näitab see, et ta suutis sisuliselt kogu Euroopa panna Hitlerit vihkama. Ja see oleks siis tulevikus võimaldanud Nõukogude Liidul serveerida enda Euroopa vallutamist justkui Euroopa vabastamisena. 4 päeva enne kurikuulsa Molotovi-Ribbentropi pakti ehk Saksamaa ja Nõukogude Liidu vahelise mittekallaletungi pakti sõlmimist 19. augustil pidas Stalin poliitbüroos salajase kõne, kus ta ütles niimoodi: kui me võtame vastu Saksamaa ettepaneku ja sõlmime temaga mittekallaletungi lepingu, siis tungib Saksamaa kindlasti Poolale kallale ja Prantsusmaa ja Inglismaa sõtta astumine on vältimatu. Lääne-Euroopat tabavad sel puhul tõsised rahutused ja korralagedus. Selline olukord oligi Stalini eesmärgiks. Stalin analüüsis 1939. aasta sügisel olukorda siis niimoodi: kui Saksamaa kaotab sõja Prantsusmaa ja Inglismaa vastu, siis on vältimatu Saksamaal Nõukogude korra kehtestamine nii või naa. Kui Saksamaa kaotab sõja kiiresti, siis on Inglismaa ja Prantsusmaa veel küllalt tugevad, et hävitada Nõukogude Saksamaa. Aga sel puhul peame meie Saksa bolševikele ulatama abikäe. Meie ülesandeks on aidata Saksamaad, et sõda Inglismaa ja Prantsusmaaga veniks võimalikult pikale, toonitas Stalin. Kui aga võidab Saksamaa sõja, küsis Stalin, mis siis juhtub? Siis väljub Saksamaa sellest sõjast liialt kurnatuna, et alustada sõjalist konflikti Nõukogude Liiduga. Meie ees seisab lai tegevuspõld maailmarevolutsiooni teostamisel, ütles Jossif Stalin. On räägitud, et pärast Molotovi-Ribbentropi pakti sõlmimist, nii kui sakslased läksid Kremlist minema, oli ülirõõmus Stalin hakanud Kremlis lausa tantsima ja hüüdnud niimoodi: petsin Hitleri ära! Juba 1,5 nädalat pärast selle pakti sõlmimist oli ju Adolf Hitleril käes sõda 2 rindel. See tähendab, Saksamaa sattus nüüd juba olukorda, kus ta võis sõja kaotada. Stalini arvestus oli 1939. aasta seisuga lihtne. Hitler arvas, et kui ta tungib Poolale kallale, siis Inglismaa ja Prantsusmaa tegelikult ei sekku. Ent Stalin teadis täpselt, et Inglismaa ja Prantsusmaa on jäänud oma senise otsuse juurde ja kuulutavad Poola ründamise korral Saksamaale sõja. Nüüd oli vaja Stalinil kõigi vahenditega saada Hitler Poolat ründama. Hitleril oli sõjapidamiseks puudu vajalik toore ja seda kõike võis saada ainult Venemaalt. Stalin hakkaski materiaalselt Hitlerit varustama. Kui Nõukogude Liidu välispoliitika oleks olnud tõesti rahupoliitika, nii nagu nad ise väitsid, siis oleks nad saanud ju Hitleri poolse Poola ründamise ära hoida. Piisanuks Stalinil 1939. aasta sügisel öelda Hitlerile selgelt, et Poola ründamisel või mis tahes muu agressiooni korral jääb Saksamaa ilma Nõukogude Liidu tarnetest, siis oleks teine maailmasõda jäänud üldse olemata. Ent Stalini sõnum Hitlerile oli lihtne: alustas sõda. Me garanteerime Saksamaale nafta, vilja ja kõik muud sõjaks vajalikku. Näide sellest, kuidas 1939. aasta sügisel Nõukogude Liit õhutas igati Saksamaa vallutusi. Molotov saatis Saksa suursaadikule 9. septembril 1939 telegrammi, kus oli kirjas: sain teie teate selle kohta, et Saksa väed sisenesid Varssavisse. Palun, andke edasi minu õnnitlused ja tervitused Saksa impeeriumi valitsusele. Molotov. 1939. aastal enne Poola ründamist Adolf Hitler kõhkles. Ta polnud ju pikemaks sõjapidamiseks üldse valmis. Tooraine ressursid olid armetud. Naftat jätkus Hitleril näiteks vaid paariks kuuks. Appi tuli Hitlerile siinkohal Stalin. Saksamaa suunas hakkasid veerema rongi järel, millel olid kõik sõjaks vajalikud vahendid. Siinkohal oli Stalin korrektne. Kõik, mis nõuti, seda Stalin ka saatis. Toome ka mõningad arvud. 1. jaanuarist 1940 kuni 22. juuni 1941 saatis Nõukogude Liit Saksamaale näiteks 2 miljonit tonni naftat ja 2,7 miljonit tonni värvilisi metalle. Enne teist maailmasõda oli Nõukogude Liit ja Saksamaa eraldatud omavahel neutraalsete riikide katkematu barjääriga. Et Nõukogude Liidu ja Saksa sõda võiks puhkeda ja selleks oli Stalinil vaja luua tingimused,
purustada neutraalsete riikide barjäär ja luua ühine Nõukogude ja Saksa piir. Nii oleks ju ootamatult võimalik Saksamaal kallale tungida. 1936. aastal ehk siis mõni aasta enne teist maailmasõda oli Stalin öelnud niimoodi. Ajalugu näitab, et kui mingi riik tahab sõdida teise riigiga, isegi mitte naabriga, siis hakkab ta otsima piiri, mille kaudu tal oleks võimalik jõuda selle riigi piirini, keda ta kavatseb rünnata. On arvatud, et tegelikult plaanis Stalin Hitlerile algselt kallale tungida 1942. aastal, kuid 1940. aastal purustas Hitler ootamatult kiiresti Prantsusmaa ja Stalinile sai teatavaks, et Hitler on tegelikult loobunud mõttest teha Inglismaa vastu üks dessant ja see lõigi Stalini plaanid segi. Rünnak nihutati nüüd 1941. aasta suvele. 6. mail 1940 oli õhtusöögil Stalin kitsamas ringis öelnud niimoodi. Ta oli siis prognoosinud tulevikku. Ameerikaga me sõdima ei hakka. Me hakkame sõdima Saksamaaga. Inglismaast ja Ameerikast saavad aga meie liitlased. Viktor Suvorov oma teostes rõhutas, et kaitsel asuv riik loob piiriäärsetes rajoonides aegsasti kindlustusvööndi. 1930. aastatel oli piki Nõukogude Liidu läänepiiri ehitatud 13 kindlustatud rajooni ja see vöönd sai nimeks Stalini kaitseliin. 1939. aasta sügisel toimus aga väga märkimisväärne sündmus. Nii kui oli loodud ühine piir Nõukogude Liidu ja Saksamaa vahel neutraalsete riikide hävitamisega, siis lõpetati Stalini kaitseliinil kõik ehitustööd. Kõik, mis oli seotud kaitsega, purustati ja hävitati. Juhtus lausa pealtnäha uskumatu sündmus. Stalini kaitseliin hävitati. 1941. aasta juunis Saksa luure jälgis pingsalt Nõukogude miiniväljade demineerimist ja muude tõkete kõrvaldamist. Tõkete kõrvaldamine piiril, see on viimaste sõjaeelsete ettevalmistuste kohustuslik element, rõhutab Suvorov. 1939. aastal oli Stalin alustanud intensiivset ressursside ümberpumpamist juba niigi katastroofiliselt nõrgenenud põllumajandusest armeesse ja sõjatööstusesse. Punaarmee ootamatu löök 1941. aastal oleks ju tõotanud uute rikaste territooriumite anastamist ja toiduaine ressursse. Veel üks oluline nüanss, mille Viktor Suvorov esile toob, on see, et kuni 1941. aasta maikuuni oli Jossif Stalin lihtsalt parteisekretär, ent millegipärast maikuu algul 1941 laskis ta ennast järsku määrata Nõukogude valitsuse juhiks. Suvorov arvab, et tulevase nii-öelda vabastusretke Euroopa vastu kavatses Stalin juhtida isiklikult Nõukogude valitsuse juhina. Võimalikule sõja algusele 1941. aasta kevad-suvel viitas see, et Nõukogude ametlikus propagandas toimus järsk kursimuutus. Nõukogude ajakirjandus hakkas siis rääkima, et Euroopa rahvad soovivad rahu ja vaatavad lootusega Punaarmee poole. Üks olulisim tõend selle kohta, et Stalin plaanis Euroopale kallale tungida, on Suvorovi arvates see, et teise maailmasõja alguseks oli Stalinil üle 1 miljoni õhudessantväelase langevarjuri. Nõukogude Liidul oli ette valmistatud dessantväelasi teise maailmasõja alguseks 200 korda rohkem kui kogu maailma ülejäänud riikidel kokku. Kaitsesõjas pole langevarjureid vaja, rõhutab Suvorov. Stalin lõi nii palju dessantvägesid, et neid saaks kasutada selles situatsioonis. Punaarmee alustab ootamatult sõda oma lennuväelöögiga vaenlase lennuväljade pihta. 1941. aasta suvel ületas Punaarmee suurtükivägi arvukuselt ja kvaliteedilt kogu ülejäänud maailma suurtükiväe. Nõukogude Saksa piiri äärde oli Nõukogude poolel kuhjatud tohutud lahingumoonavarud. Tuhanded lennukid Nõukogude poolelt ületanuks piiri, kui Hitler jätnuks oma rünnakut teostamata. Saksa lennuväljad asusid piiri ääres ja sealsetel lennukitel polnuks isegi aega mitte õhku tõusta. Tsiteerime Viktor Suvorovit. Räägitakse, et Stalini tankid polnud sõjaks valmis. See ei vasta tõele. Nad polnud valmis kaitsesõjaks oma territooriumil. Neid lihtsalt valmistati sõjaks teiste territooriumil. Üks tõend Stalini vallutusplaanide kohta on see, et Nõukogude Liidus oli toodetud 10 000 kiirtanke. Need olid loodud kasutamiseks kiirteedel, Nõukogude Liidus aga neid üldse polnudki.
Nõukogude propaganda seletas aastakümneid, et 1941. aastal ei olevat Nõukogude Liit olnud üldse sõjaks valmis, ent kui 21. juuni 1941 andis Hitler Nõukogude Liidule löögi, siis sellel hetkel oli Stalinil 24 000 tanki, Hitleril idarindel aga ainult 3350 tanki, nii et selline vahe oli. Stalini ülesannet lihtsustas see, et kui tema oleks andnud Hitlerile löögi, siis oleks tema armee ees olnud ju heade teedega Euroopa, aga Hitleri ees 1941. aastal olid ju ainult lõputud Nõukogude avarused, metsik teedeta maastik, läbimatud laaned. Tankide arv Nõukogude Liidus ületas Saksa tankide arvu 7,7 korda, lennuvägi oli Nõukogude Liidus üle 6 korra suurem kui Saksamaal. 1941. aasta märtsis, aprillis ja mais viidi läbi Nõukogude vägede koondamine läände ehk vastu Saksamaad. Nõukogude vägede täielik kontsentreerimine lääne piirile oli planeeritud 6. või 10. juuliks, ehk siis selleks ajaks, kui planeeriti rünnata Saksamaad. Punaarmee suundus gigantsete vooludena oma läänepiiri poole ja muide, kui Saksa väed olid 1941. aasta juunis Nõukogude Liidule kallale tunginud, siis nad kohtusid juba juuni lõpus Siberi, Uurali ja Taga-Baikali armeedega. Seega nende armeede paiskamine läände oli alanud ju varem, mitte 22. juunil. 1939 kuni 1941 viidi Punaarmees läbi mitu salajast mobilisatsiooni, mille tulemusena Punaarmee isikkoosseis suurenes 1,5 miljonilt 5,5 miljoni meheni. 22. juunil 1941 olid Stalini hiigelarmeed valmis küll ründamiseks, mitte aga kaitseks. Suvorov kirjutab oma raamatutes, et kallaletungi tõrjumiseks paigutatakse lennuvägi piirist kaugemale ja hajutatakse. Aga pealetungiks valmistumisel koondatakse lennuvägi piiri äärde. Mida tegi Nõukogude Liit 1941. aasta juunis? Ta koondas oma lääne piirile ülivõimsa lennuväe löögigrupeeringu. Nõukogude lennukid seisid piiriäärsetel lennuväljadel tihedalt üksteise kõrval. See muutis nad äärmiselt haavatavaks. 22. juuni 1941 hommikul lõõmasid terved Nõukogude lennuväljad tohutute põlengutena. Üheks kindlamaks tõendiks selle kohta, et Hitler tegelikult ennetas Stalini rünnakut ja alustas sõda kahel rindel, on see, et Saksa kindralstaap ja Adolf Hitler ise mõistsid ju kogu aeg suurepäraselt, et sõda kahel rindel on Saksamaa jaoks katastroof. Näiteks 23. novembri 1939 nõupidamisel relvajõudude kõrgema juhtivkoosseisuga rääkis Hitler, et Nõukogude Liidu vastu võib sõda alustada ainult siis, kui on lõpule viidud sõda läänes. Kõik mineviku kuulsad sakslased olid hoiatanud sõja eest kahel rindel. Ka Hitler pidas esimeses maailmasõjas saadud Saksamaa kaotuse peamiseks põhjuseks just sõda kahel rindel ja ta oli kinnitanud Reichstagi saadikutele, et ta ei hakka mitte kunagi sõdima kahel rindel. Suvorov kirjeldas Hitleri olukorda 1941. aasta suvel niimoodi, kuid Hitleril polnud enam valikut. Ta läks üha kaugemale läände, põhja, lõunasse, kuid Stalin seisis kirves käes tema selja taga ja laulis magusaid laule rahust. Sõda Nõukogude Liidu vastu oleks nõudnud väga põhjalikku ettevalmistust, et Venemaa külmas ilmas sõdida oleks olnud vaja Saksa armeel näiteks 6 miljonit sooja lambanahkset kasukat, kuid neid Saksa armeel ei olnud ja see fakt oli Stalinile ka teada. Saksa armee oleks pidanud Nõukogude Liidus sõdimiseks kasutusele võtma ka uue määrdeõli oma relvade jaoks. Tavaline Saksa määrdeõli hangus külma käes kiiresti. Lisaks tavaline Saksa kütus lagunes külma käes mitte põlevateks osadeks. See, et Hitler ennetas 1941. aasta suvel Stalini kallaletungi, nähtub juba faktist, et ta alustas Barbarossa plaani ilma mingisuguse ettevalmistuseta. On öeldud seda, et Saksa armee oli loodud sõdimiseks Lääne-Euroopas, kuid Hitler ei võtnud mitte midagi ette sõjaväe varustamiseks sõjaks Venemaal. Hitler andis ennetava löögi ja rikkus sellega Stalini plaanid. Kui Hitler oli 1941. aasta suvel Stalinile kallale tunginud, siis tal vedas erakordselt. Otse piiril hõivas Hitler tohutud Nõukogude varud. Ilma nendeta poleks ta mingil juhul Moskvani välja jõudnud.
kuidas siis võis juhtuda, et sõja algul oli sakslastel selline edu, kui Nõukogude Liit oli ju hambuni relvastatud? Nõukogude Vene väed olid rünnakuks grupeeritud, nad polnud üldse valmis kaitseks. Ikka ja jälle on öeldud, et kui Stalin oleks Hitlerit esimesena rünnanud, siis oleks kogu maailm pöördunud Adolf Hitleri poole ja hakanud teda kaitsma. Viktor Suvorov oma teostes aga ütleb, et nii see küll ei oleks olnud. Suvorov arvab, et kui Stalin oleks Saksamaale esimesena kallale tunginud, siis Inglismaa oleks sellele reageerinud võimsa kergendust toova rõõmuhõiskega. Suurbritannia püüdis ju 1941. aastal pidevalt Stalinile selgeks teha, et viimane ründaks Hitlerit. Suurbritannia ei pea 1942. aastani vastu, öeldi Stalinile, ja nii jääb ju Stalin silm silma vastu Hitleriga. Teil tuleb rünnata, õhutas Inglismaa Stalinit. Kuidas oleks Ameerika Ühendriigid reageerinud siis, kui Stalin oleks Hitlerit rünnanud esimesena? Viktor Suvorov on kirjutanud, et Ameerika Ühendriigid ei oleks saanud välja astuda Stalini vastu, kui ta oleks andnud löögi Saksamaa pihta. Suvorov ütles enamgi, Ameerika ei oleks saanud jääda isegi neutraalseks. Stalin ju vabastas Euroopat, Ameerika aga vaatab seda pealt. Üks üsnagi kindel tõend selle kohta, et Stalin plaanis Hitlerile kallale tungida, on see, et leiti lühikene Vene-Saksa lühivestmik. See oli antud trükki vahetult enne sõda, 5. juunil 1941 Leningradis ja selles olid väga kõnekad laused. Näiteks oli seal selline lause: ärge kartke, varsti tuleb Punaarmee. Kui Hitler tungis Stalinile kallale, siis piiril lõõmasid vagunid, mis olid täis pisikesi halle raamatuid. Need olidki siis need Vene-Saksa lühivestmikud. Neid on säilinud maailmas ainult mõni eksemplar. Siin pole sõnagi kaitsest, rõhutab Viktor Suvorov oma teostes. Kõik oli vaid pealetungi kohta.